Liigume hoogsalt edasi, oleme jõudnud 10. küsimuseni, mis on täna peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on kaitseväelaste Ukrainasse saatmine. Varro Vooglaid, palun. Ja, suur tänu. No eks me seda küsimust oleme nüüd siin juba mitmes voorus käsitlenud, aga kuna küsimuse kaal on suur, siis ei tee paha veel natukene lähemalt neid asju vaadata. Esiteks ma mainin ära, et te olete mitmel korral siin rääkinud sellest, et 10–20 riiki on avaldanud valmidust panustada Ukraina rahuvalvemissiooni, heidutusmissiooni, aga mulle tundub, et see väljendus on olnud selline manipulatiivne, mitte päris tõde peegeldav, sellepärast, et neid riike, mis on avaldanud valmidust saata sinna väed, on ju väga palju vähem. Siin me räägime sellest, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on nii-öelda tahteliste koalitsiooni üritanud kokku panna ja valmidus sellega liituda minu teada väljendanud ainult Balti riigid, kus väidetavalt veel üks riik, kelle nime ei ole siis avalikustatud. Nii et see on väga kaugel sellest 10–20, mis omakorda näitab, et enamik Euroopa riike pole sellist valmidust väljendanud. Ja mis mind selle asja juures kõige rohkem häirib, ongi see, et te olete peaministrina tõtanud Eesti nimel seda valmidust väljendama esiteks ilma, et Riigikogu oleks küsimus sisuliselt arutanud ja vastava otsuse langetanud üldse. Olgugi, et põhiseaduse kohaselt on see Riigikogu otsus, mitte valitsuse otsus või peaministri otsus valitsuse eesotsas. Ja teiseks, et te olete avaldanud seda valmidust niimoodi ilma, et see oleks sõltuvuses väga olulistest tingimustest, mis peavad olema täidetud. Ja ma nimetan teile 3 minu vaatest väga olulist tingimust ja see loetelu kindlasti ei ole ammendav. Esimene tingimus on ju see, et USA on öelnud, et nemad oma vägesid sinna ei saada. See paneb mind küsima, et kas siis Eesti ka ei saada, sellepärast, et teie olete eelnevalt juba ütlesite, et Eesti saadab siis, kui meie julgeolekut tagavad riigid saadavad. Nagu mina aru saan, Ameerika Ühendriigid on peamine meie julgeolekut tagav riik, NATO juhtiv riigina, ja kui nemad ei saada, siis ju ei tohiks ka meie saata. Kuidas sellega on? Teine tingimus on see, et USA on öelnud selgelt, et kui need riigid, kes saadavad, satuvad Venemaaga sõjalisse konflikti, siis seda ei käsitleta NATO artiklit 5 käivitava olukorrana. Ehk teisisõnu, me võime siis minetada ka NATO kaitse. Ma 3. tingimuseni jõudnud ka 8 otsa, aga küsin pärast lisaks. Aitäh. Härra peaminister, palun. Jah, aitäh. No küllap pärast küsite selle 3. ka, siis on kindlasti huvitav. Ühesõnaga, kõigepealt ütlete, et teid häirib. Mina suudan sellega elada, et see teid häirib. Meie vaated on erinevad. Midagi teha ei ole. Andke andeks. Et nagu ma meenutasin selle juurde, et vaadake põhiseaduse muutmine ja selles, et agressorriikide kodanikud siinsetes asjades kaasa ei räägi, oli minu jaoks oluline. Ma ütlesin ühel hetkel, et see tuleb ära teha ja mul on väga hea meel, et terve Riigikogu saal pani seljad kokku ja sai selle tehtud. Teid ma hääletult ei mäleta. Te jäite kadunust kuidagi. See ei ole mitte küsimus millestki muust, vaid küsimus sellest, kuidas me suhtume agressorriikidesse. Ja mina arvan, et agressorriikide kodanikud ja agressorriikide tunnete pärast me liigselt ei pea muretsema, seda esiteks. Teiseks, tulles selle juurde, et Eesti osaleb ju pidevalt läbi aastate erinevatel partneritega koos julgeolekumissioonidel, rahutagamisoperatsioonidel ja ma olen teile ka numbreid kirjeldanud erinevatest kohtadest, et ega siis 2025. aastal on meil operatsioonidel osalemiseks mandaate 128 kaitseväelasele. Reaalselt lähetatakse natukene vähem. See on iga-aastane tavapärane praktika. Kui on poliitiline kokkulepe, millisel moel saavutatakse kestev ja õiglane rahu, milles on osaline, hoolimata sellest, kuidas iganes te tahate seda kirjeldada tänase avaliku kommunikatsiooni nii-öelda alusel ka Ameerika Ühendriigid, sest minu meelest president Trump, kelleks Martin Helme ennastki pidas, et ütles, et EKRE on Eesti Trump, survestab Venemaad selle sama rahu suunas, siis kui selline rahu tekib, siis Euroopa Liit, Euroopa riigid, võib-olla ka laiemalt kui Euroopa Liit, võtavad kindlasti sellest rahu tagamisest osa ja osa sellest, et Ukraina saab üles ehitatud ja leiab tee Euroopa Liitu, kuhu ta kindlasti kuulub. Nii et selles missioonis, selles tegevuses me kindlasti oma liitlastega Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, loodetavasti Ühendriikidega koos toimetame. Aitäh!
Ja saame tõepoolest jätkata. Varro Vooglaid, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, suur tänu. No esiteks ma ütlen, et te näitate üles väga madalat taset, härra Michal. Ma usun, et te suudate enamat. Püsime teemas, räägime asjast. Võime rääkida ka kohaliku omavalitsuse volikogude valimisõiguse piiramisest, see on eraldi teema, võime sellest hea meelega rääkida. Aga hoiduda minu küsimustele vastamisest, lihtsalt teema kõrvale viimisega näitab, et te praktiseerite kehva taset. Seda esiteks. Nüüd teiseks, selline mõttetu hurjutamine, et mul on ükskõik, kas see teid häirib, et ma suudan sellega elada, näitab jällegi kehva taset. Sest et mina osutasin sellele, mida ütleb Eesti Vabariigi põhiseadus. Põhiseadus ütleb, et otsuse selle kohta, kas saata Eesti Kaitsevägi välismissioonidele, langetab Riigikogu. Ja kui te austaksite põhiseadust, siis te ei praaliks avalikult sellega, et jah, Eesti on valmis saatma, olgugi et Riigikogu ei ole küsimust arutanudki, rääkimata vastavasisulise otsuse langetamisest. Nii et ei ole mõtet siia tulla ülbitsema ja niimoodi kuidagi lehvitama oma loosungitega, vaid räägime siiski asjast sisuliselt. Nüüd edasi, te ei vastanud minu küsimusele. Te eelnevalt ütlesite, et Eesti saadab oma kaitseväe üksuse Ukrainasse missioonile, kui seda teevad riigid, kes tagavad Eesti julgeolekut. Minu teada Ameerika Ühendriigid on peamine riik, kelles nähakse Eesti julgeoleku tagajat. Seejuures ma ütlesin, Ameerika Ühendriigid on selgelt öelnud, nemad ei saada oma armeed Ukrainasse. Ja lisaks ei käsitle nad seda NATO artikkel 5 järgselt olukorda käivitavate sündmuste ahelana, kui need riigid, kes sellest hoolimata saadavad, sattuvad sõjalisse konflikti Venemaaga. Ja nüüd see kolmas tingimus, mida ma ennem ei jõudnud mainida, seisneb selles, et Venemaa on väga selgelt öelnud, et need riigid, kes saadavad oma kaitseväeüksuse Ukrainasse, neid käsitletakse sõjas olevana. Ja nende kaitseväeüksusi, nende sõjaväeüksusi käsitletakse legitiimse sõjalise rünnaku objektidena. Ehk teisisõnu, te ignoreerisite täielikult minu eelnevat küsimust, mis tõttu ma tegelikult oma täpsustava küsimuseni siinkohal ei jõuagi, vaid palun teil lihtsalt vastata sellele küsimusele, mis teile sai esitatud. Kui Ameerika Ühendriigid ei lähe, kas siis ka Eesti ei lähe? Aitäh. Aitäh. Seda, et välismissioonid otsustab parlament, on kõigile selge. Seda on ka erinevatest avaldustest öeldud. Päevast 1 olen ma seda öelnud, kui on välismissioon planeeritud, sellekohane seisukoht võetud vastavalt Kaitseministeerium, Välisministeerium, Vabariigi Valitsuse otsusele, siis me kindlasti tuleme parlamenti sellele mandaati küsima ja loodetavasti selle mandaadiga saame. Teiseks, see, mis puudutab eelnevat viidet, siis vaadake, mina arvan, et te otsite ja enda retoorikas ehk ka leiate erinevaid põhjusi, miks Eesti ei peaks Ukrainat aitama. Ja mina suudan elada sellega, et me jääme selles eriarvamusele. Ma arvan, et te olete eriarvamusele enamus Eesti rahvaga. Ukraina konfliktis õiglase või agressioonis õiglase ja kestva rahuni jõudmine, see, et Venemaa, mitte meie Euroopa maksumaksjad maksavad kinni selle kulutused, tehtud kahjud, on ainuvõimalik tee. Ja selles on üheskoos kindlasti nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa liidrid. See surve on selles suunas minemas. Ja kui te küsite, et kas me peaks pelgama välja öelda, et me oleme Ukraina poolel või tulevikus aitame tagada kestvat õiglast rahu, võib-olla on teile jäänud saladuseks, aga igal aastal me oleme ju 0,25% oma SKP-st aitamas Ukrainat sõjaliselt. Me enne seda vabariigi aastapäeva otsustasime veel täiendava relvaabi Ukrainale. Nii et kui asjad selged pole, siis seda nad on. Ja kõige kindlam viis tagada, et NATO ja Euroopa Liit on ühtne, on ikkagi näidata jõudu ja hoida seljad koos oma liitlastega. Ja seda me kindlasti teeme. Aitäh! Suur tänu ja me jõuame ühe ja viimase küsimuse võtta. Lisaküsimus, Martin Helme, palun. No vaata, aga ei ole ju mingit ühtsust. See, mida Varro praegu ütles, ameeriklased ei saada vägesid. Britid ka tegelikult räägivad mingisugust udujuttu ja ei saada vägesid. Prantslased räägivad, kuidas peaks saatma, aga ei saada vägesid. Poolakad, soomlased on otse välja öelnud, et ei saada vägesid. Nemad piiririigina Venemaaga ei saa seda endale lubada. Et ei ole ju mingisugust ühtsust, on ainult impeerium Eesti, imperaator Michali juhtimisel, kes kogu maailma korrale kutsub, tükeldab riike ja surub põlvili. Et vaata, siin me jõuamegi selle suhtumise jutuni, millest sa rääkisid. Sina suudad elada sellega, aga kas Eesti rahvas ka ellu jääb selle tagajärjel, mida teie seal ärplete? Kas Eesti 10 000 eestlased, kui näiteks Venemaa agressorriik tõesti, meil on ühine suhtumine, ongi agressorriik, väga ohtliku agressorriik ja meie tükime selle agressorriigiga sõtta praegu teie juhtimisel. Kui
paljud inimesed siis jätavad elamata selle otsuse tagajärjel Eestis? Kas need sõdurid, kes sealt Tinakirstust tagasi tuuakse missioonilt, nemad suudavad elada selle Michali otsusega või? Need ei ole nagu mängu küsimused. See ei ole siin sellise poliitilise hoiaku väljendamise koht. See on nagu elu oluline küsimus Eesti kestmisest, mis paistab teie jaoks on niisugune huumorirubriik. Meie jaoks ei ole. Meie jaoks ei ole. Minu meelest ei ole nagu sõja küsimus see koht, kus me suhtumisi väljendame. Me kõik teame, et Venemaa on agressor. Me kõik toetasime põhiseaduse muudatust. Meie fraktsiooni suhtumine oli selline, et ei tee kompromissi siin nende hallipassilistega, nii et me kõik teame seda suhtumist. Aga ma tulen tagasi, me jõuame ringiga tagasi selleni, mis ma alustasin. Et kui me nii kangesti ise tükime sõtta Venemaaga, siis mina tahaks teada, et miks me kõigepealt ei saada ära neid üle 10 000 väejooksiku, kes Eestis peidavad ennast oma riigi kaitsmise kohustuse eest, ukrainlased, kes Eestis peidavad. Miks me neid kõigepealt ei saada? Miks me Eesti poisse sinna tahame sõdima saata? See on esimene küsimus ja teiseks... Aga praegu on ajakriitiline. Martin Helme, et ma ei saa teile anda rohkem aega. Ainus piiririik, kes tahab sõtta. Aitäh, Martin Helme, et ma ei saa rohkem teile aega anda. Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh. Ma arvan, et väärtuspõhise poliitika küsimus see ongi täpselt, et kui te ütlete, et see pole suhtumise küsimus. Meie oleme riigina võtnud hoiaku, et meie austame reeglitel põhinevat ja väärtuspõhist maailma. Me ei tunnusta kunagi jõuga Venemaa poolt Ukrainalt alad äravõtmist. Mitte kunagi. Ja see positsioon on võetud. Samamoodi, ütleme nii, et te ütlete, et te toetasite põhiseaduse muutmist ja mul on selle üle hea meel, kõik toetasid, aga pinginaabri oli teil kadunud. Seesama, kes räägib meile, et teda häirib see, kui Eesti on nii tugevalt Ukraina poolel, järsku pahandab Venemaad. Aga mis see teie ettepanek siis on? Paneme põlve maha, paneme teise. Eesti on NATO riik, Euroopa Liidu riik ja me oleme oma julgeolekupartneritega koos ka välismissioonidel, kutseliste kaitseväelastega ka praegu. Aitäh! Suur tänu! Ja head kolleegid, sellega on tänane infotund lõppenud.